Ütleme, neuromitmekesisus tähendab tegelikult seda, et ajud on erinevad ja meil kõigil on ajud erinevad. Aju on oma olemuselt nii lihtsalt kompleksne. Kuidas ma saan aru näiteks, et minu kolleegil võib olla, ma ei tea, ATH või mingisugune, ta on natukene võib-olla erilisem kui teised? Et kohvi joomine on ka selline individuaalne teema, et on kindlasti ATH-kaid, kes joovad hästi palju kohvi ja ei tunne peaaegu üldse mingeid efekte sellest. Kui tööle, siis rõõmuga. Tere tulemast kuulama järgmist CV.ee tööelublogi episoodi. Tänane episood keskendub neuromitmekesisusele ja sellele, milline siis üks neuromitmekesine töökeskkond olla saab ja olla võiks ja kuidas juhid ja inimesed või meie siis töötajatena peaksime neuromitmekesiste inimestega koostööd tegema või siis kuidas neid toetada ja aidata või siis kuidas ise ennast aidata. Episoodi küll oleme kutsunud doktor Margus Lõukese Toompargi vaimse tervise keskusest. Tere Margus! Tere! Ja neuromitmekesisuse spetsialisti Mari Ahneferi. Tere Mari! Tere! Nii, aga hüppame kohe teemasse. Miks on üldse oluline rääkida töö kontekstis neuromitmekesisusest, näiteks ATH näitel ja kas üldse peaks rääkima? Margus, ma ei tea, sina äkki alustad, et aju kontekstis, kas on üldse vahet, milline töötaja ma olen? Ma arvan, et tegelikult ajuga on ju nii, mis on kõige tähtsam on inimesel aru saada endast. Et mis on minu võib-olla tugevused, mis on minu nõrkused, meditsiinilise fookusega just nagu võib-olla eripärade kontekstis, aga nagu tööalaselt ju ega ma valin töö, kus ma saan oma maksimum välja panda ja ma arvan, et tööandjal on rõõm leida ka see inimene, kes võimalikult hästi teab ja kui tööandja ka teab selle inimese tugevusi ja nõrkusi, sealhulgas aju mitmekesisu või erilisuse kontekstis, see tuleb ainult kasuks. Et ma arvan, selles aspektis on omane. Kas me peame seda nüüd sildistama või diagnoosima või nende inimestega nagu siukses keeles rääkima, ma arvan, et mitte. On ju, et ka meditsiinis me tegelikult teame, et diagnoos võib olla praegu üks ja võib-olla 10 aasta pärast me nimetame seda teistmoodi. Aga ma arvan, see oluline kontekst ära tabada on ju tähtis. Et tööandja ja eesmärk on näidata ettevõtet võimalikult heas valguses. Töötaja eesmärk on tunda tööst naudingut ja saada sellest väärilist tasu. Ja selle nimel selliste teadmistega saab ainult paremini ja paremini edasi liikuda. Mari, mis sinu kogemus näitab? Ma leian, et sellest on väga tähtis töökeskkonnas rääkida ja normaliseerida sellest rääkimist. Sest meil on kõikides ettevõtetes väga palju inimesi, kes mõtlevad natuke teistmoodi, kelle aju töötab natuke teistmoodi, kelle kogemus töö juures ja maailmas üldiselt on natukene teise nurga alt. Ja kui need inimesed saavad olla nemad ise ja tunda, et nad ei pea varjama oma eripärasid, siis kindlasti neil on palju parem tööd teha, nad saavad tunda ennast tõesti ise endana ja maksimaalselt panustada. No Margus, mina ei ole eriline neuromitmekesisuse spetsialist, sina küll aga oled, eks ole. Mina tean selliseid väljendid nagu ATH-d ja sellega seonduvad teemat, aga kui sa peaksid nagu lihtsas keeles selgitama inimesele täna, et mis on neuromitmekesisus või miks sellest üldse peaks rääkima? Siis kuidas seda selgitaksid? Ütleme, neuromitmekesisus tähendab tegelikult seda, et ajud on erinevad ja meil kõigil on ajud erinevad. Aju on oma olemuselt nii lihtsalt kompleksne ja keeruline organ. Tõenäoliselt kõige keerulisem, mis meil organismis on. Ja sellest johtuvalt, ma arvan, et iga inimene on neuromitmekesine. Aga me räägime siin võib-olla rohkem nagu neuroerilisusest või inglise keeles öeldakse neurodivergentne. Et selle alla me hõlmame võib-olla selliseid arengulisi eripärasid. Ehk siis tegelikult inimese aju areng on mingist otsast teistmoodi. Ja tavaliselt see väljendub mitte selles, et ühte aju poolkera ei ole ja inimene ei funktsioneeri, vaid mingites peenetes siuksest tunnetuslike eripärade, käitumuslike emotsionaalse regulatsiooni eripäradega väljendunud sümptomitest või eripärades on ju. Et see on siis tänapäeva kontekstis neuroeriline ja võib-olla see oluline selle aspekti juures on see, et sellised mustrid on inimesel üldiselt püsivad
ja ta väljendub väga erinevates siuksetes toimetuleku iseärasustes, kuidas ta funktsioneerib siin ühiskonnas. Ja see ei pruugi olla tegelikult üldse mitte negatiivne, sest ta on eriline. Ka mina olen kuulnud, et nagu näiteks ATH on, et see võib olla hoopis selline supervõime näiteks turundajatel, eks ole, et seal on nii palju nagu positiivset, mida võtta kaasa. Aga Mari, kui sina nüüd lähed ettevõtteid koolitama näiteks on ja, siis kuidas sina selgitad juhtidele, et miks see teema on oluline ja kuidas sa nagu lihtsas keeles ära selgitad selle, et inimesed on erinevad või erilised? Jaa. Üks asi, millest juhid kindlasti saavad aru, on see, et kujuta ette, kui me oleme koosolekul ja tahame midagi otsustada, mingit probleemi lahendada, aga me kõik mõtleme täpselt ühtemoodi. Ja me kõik tuleme täpselt ühe ja sama lahendusega lagedale, sest me kõik mõtleme ühtemoodi. Meil ei ole seda kastist välja mõtlemist, meil ei ole eriti palju innovatsiooni. Me ei jõua ärina väga kaugele niimoodi, kui kõik mõtlevad ühtemoodi. Aga kui me nüüd paneme kokku erinevad inimesed, kes mõtlevad erinevalt, pakuvad erinevaid lahendusi, erinevaid uusi ideesid, siis meil on juba hästi palju loovust ja innovatsiooni ja progressi ja me saame edasi liikuda ettevõttena. Kas sa ütleksid, et see lisab kuidagi juhtidele mingit raskusastet ka, et sa pead nagu erinevaid inimesi erinevalt ju juhtima? On seal mingi erinevus või tegelikult sa saad juhtimispraktikaid rakendada kõigile ühtemoodi? Kindlasti on erinevus. Ma arvan, et seda tasub vaadata pigem kui väljakutset ja juhina arenemise võimalust. Kindlasti saab juhtida inimesi erinevalt, aga samas ma arvan, et hea juht juhib niigi inimesi natukene erinevalt. Et isegi kui meil on lihtsalt erinevate iseloomudega inimesed, ikkagi me läheneme natukene erinevalt. Et ma arvan, et selles aspektis jah, võib-olla natukene juurde õppida mingid teooriat, mingeid nippe, trikke, teadmisi, aga hea juhi jaoks kindlasti ei ole see liiga raske teha. Margus, sa noogutasid, kas nõustud sellega? Jaa, ma arvan, et nii see peabki olema. Võib-olla lisada juurde, et ega nüüd viimase 10 aastaga need neuroerilised inimesed sündinud ei ole ja kuskilt välja tulnud, et ega tegelikult on ju terve inimkonna ajaloo inimesed olnud neuroerilised on ju ja ütleme neuroerilisus meditsiinilises kontekstis on suhteliselt ikkagi pärilik. Ja kuidas see neuroeriline inimene selles ühiskonnas nagu toime tuleb, see võib-olla ajas on muutunud ja tänapäeval me peame võib-olla rohkem rääkima selle tõttu, et elu on läinud keerulisemaks. Et see keskkond tegelikult ei ole enam see, mis ta on ajule sobilik, et ega aju oma funktsioonilt ja struktuurilt ei ole inimkonna ajaloo jooksul muutnud ennast, et muutunud on kõik see ühiskond ja see keskkond, kus ta peab kuidagimoodi funktsioneerima ja inimesele, kes on natuke teistsugusem või erilisem oma aju funktsioneerimise mõttes, on see suurem väljakutse võib-olla kui mõnele teisele. Nii et tegelikult see olekski minu järgmine küsimus olnud, Margus, et miks ja kas sa näed üldse, et sellest nagu räägitakse tänapäeval rohkem kui varem? Et 10 aastat tagasi sellest ei räägitud nii palju, täna põhimõtteliselt scrollid TikToki ja iga teine video räägib sellest teemast, eks? Ja ega ütleme kogu psühhiaatrias on käinud siuksed popimad teemad läbi ajaloo. Miks me praegu räägime, üks on see, millest me just rääkisime, et ühiskond on keeruline ja nii edasi, nendel inimestel on toimetulek raskusi võib-olla rohkem. Aga tegelikult ma arvan, ütleme mina spetsialistina ütlen seda, et tegelikult me teame ajust rohkem, me oskame need eristada, me oskame need loogikaid, et kui vanasti öeldi veidrik, nüüd me oskame selle veidrikule mingi see fenotüübilise iseloomuomadusega anda juurde, mis põhineb tegelikult ka selle organi ehk siis aju funktsionaalsetel eripäradel. Et me teame tegelikult ja ütleme sellised teadmised meie valdkonda on viimase 20 aasta jooksul tulnud. Et kui me kirjeldame midagi, millele me teame omistada mingi see mustri. Okei. Mari, kui sa nüüd võtad selle ettevõtete konteksti, siis kui sa esimese asjana lähed ettevõttesse sisse ja ütled, et nagu räägime nüüd sellest neuromitmekesisusest või neuroerilisusest ja lähed seda juhtidele presenteerima, ilmselt mingisugune personaliosakond või keegi kuskil näeb, et see koolitus on vaja majja sisse tuua või sellega on vaja tegeleda. Mis see esimene reaktsioon teistel inimestel ümber on, kellele see koolitus ostetud on või siis sisse toodud sind spetsialistina? Reaktsioone on väga erinevaid.
kindlasti alati on üks osa inimesi, kes on juba väga teadlikud, kas siis isikliku kogemuse kaudu või kuidagi muud moodi teemaga seotud, kes väga ootavad seda koolitust ja tulevad ja kuulavad ja jagavad oma kogemusi ja räägivad kaasa. On ka teine osa inimesi, kes võib-olla ei tea sellest teemast mitte midagi. Neil ei ole olnud mingit isiklikku kokkupuudet vähemalt enda arvates. Nad ei oskagi sellest võib-olla midagi oodata ega arvata, ütlevad, et mul kästi tulla, natuke igav on, aga vaatame siis. Aga minu jaoks kõige suurem rõõm ongi see, kui see sama inimene, kes alguses arvas, et saab igav olema, tuleb pärast ja ütleb, et nüüd ma saan aru, miks me sellest räägime. Ja ma arvan, et kõik juhid peaksid seda kuulma, mida mina just kuulsin. Et tegelikult see teema on hästi huvitav ka nende inimeste jaoks, kes ei oma mingit eelnevat kokkupuudet. Hüppame korra selle teema juurde, et te mõlemad olete maininud, et need inimesed on erilised, kõik me oleme erilised, eks ole, aga kuidas või milles see väljendub see erilisus? Kuidas ma saan aru näiteks, et minu kolleegil võib olla, ma ei tea, ATH või mingisugune, ta on natukene võib-olla erilisem kui teised? Kuidas ma märkan neid asju või juhina kas või? Oi, see on nüüd küll väga pikk arutelu, hakkame kuskilt otsast siis pihta. Et võib-olla antud kontekstis on selline 3 märksõna, mida mina oskaks välja tuua. Üks on see, et üldiselt sellisel aju iseärasus number 1 on ülitundlikkus. Aju on tundlikum, ta saab rohkem signaali kui teised ajud. Ja mõnes kohas tuleb see selgelt kasuks, kui näiteks võtame sellise inimese kiirreisi olukorra lahendamisel, et kui on vaja kiirelt lahendada mingi olukord, mis on tema kontrolli all. See aju saab väga palju signaale. Tema kognitiivsed keskused on aktiveeritud seetõttu, et vaja on ära lahendada ja ta oskab seda. Siis see aju lahendab sama ajaga rohkem signaale kui üks teine aju, sellepärast ta lihtsalt saab rohkem. Ja see muudab selle inimese väga efektiivseks selles kontekstis. Nüüd teine kontekst, kui aju saab neid signaale ülemäära olukorras, kus tegelikult tal ei ole vaja midagi lahendada ja tal ei meeldi olla, ehk siis võib-olla selline mürarohke situatsioon avatud kontoris, näiteks võib-olla kõige parem näide, siis selline aju kannatab, sest signaalid ei ole ajus lahendust, nad tekitavad raskusi. Ja see raskus väljendub stressireaktsioonis aju mõttes ja see väljendub inimeses ärevuses, ebamugavustundes. Ja see pärsib tema kognitiivset toimetulekut töö kontekstis. Et see on üks, ma arvan, oluline aspekt, mida märgata ja mida hinnata. Võib-olla teine, see ei ole nüüd nii kerge, aga mida inimesed nagu ise tunnevad, et kuidas nende aju keskendub, kuidas nende kognitiivsed funktsioonid töötavad. Üldiselt ajus töötavad kõigi kognitiivsed funktsioonid naudingust drive'ituna või juhituna, et aju naudingutunde keskus saab aktiveeritud, mingi teema on huvitav, see paelub, antakse signaal edasi, kuuleb pandav, huvitav, teeme ära, aju keskendub, teeb ära. Nüüd selline neuroeriliste inimeste see naudingutunde keskus on leitud liiga vähe tundlikuna. Ja see tähendab seda, et nende üles niimoodi kruttimiseks või kütmiseks on vaja mingit vingemat signaali, on see siis väga huvipakkuv tegevus või midagi taolist, ja siis ta käivitub. Ja äge selle asja juures on see, et siis see käivitumine on väga võimas. Et sealt tekib selline hüperfookus, selline kastis töötamise fenomen, kus ei panegi tähele, mis ümberringi on, sest see jäik neurobioloogiline side tekib nii tugev, et sellest on maru keeruline lasti lasta. Ja see on fantastiline omadus justkui, aga teisalt see võib hakata tohutult väsitama, ja vahepeal tuleb ka seda rikkuda, aga see on teine nagu asi, mida me väliselt võiksime tähele panna, et kuidas inimene keskendub, kuidas ta suudab keskendumisvõimet alustada ja kuidas ta seal püsida just seeläbi. Ja kolmas aju eripära, mida ma võiks välja tuua, mida paljudel on see, et aju ei pidurda ära meie signaale. Kui ajus on väga palju signaale, need peavad leidma kas rakendust või aju pidurdab ära. Ja peamiselt me räägime siis mõtete pidurdamisest, mis on võib-olla kõige nagu ilmsem, mida inimene siis nagu tajub.
et siis, eks siis tähendab tegelikult seda, kui inimene midagi teeb ja tal on väga palju mõtteid, siis ta ongi selle produktiivne ja loominguline ja ta oskab selle ettevõtte viia uutesse kõrgustesse, on ju. Aga kui see sama mõtete ralli ei leia rakendust ja inimene ei tee, ta on passiivne, ta on igav, ta on tülpinud selles situatsioonis, siis need mõtted siin ajus ju keerlevad edasi, aju ei pidurda neid ära ja nad ei leia rakendust ja see tekitab siuke kärsitust ja närvilisust ja ärevust ja kui inimene ennast rahulolematult väljendab, siis talle öeldakse, et no mida sa klähvid ja mis sa teed neid otsuseid nii kiiresti, pidurid ei tööta. See on nagu kolmas selline asi, mida märgata ja millega need inimesed võib-olla ühelt poolt kannatavad, aga teiselt poolt ka väga edukad võivad olla. Ja see ongi see, nüüd ütleme neuroteaduslikus mõttes, ma arvan, see tööandja roll on ju, luua see keskkond, kus sellel inimesel kõigi nende eripärade plussid tulevad siia selle ettevõtluse või selle koostöö kontekstis lauale ja need teised asjad jäävad laua alla. Mari, kui sina koolitama lähed, seesama kõik, mis Margus rääkis, eks ole, mulle tuleb tuttav ette, et ma olen kõike kuulnud töökeskkonnas, olen kuulnud inimesi, kes räägivad, et mina olen selline, mul on nii palju ideid peas, et mul sahtel oli ideid täis ja nii edasi, eks. Aga kui sa nagu ettevõtteid seestpoolt vaatad, siis kuidas nemad nii-öelda sildistavad, sest et tavaliselt inimesed kipuvad sildistama, et ta räägib nii palju, temal on kindlasti ATH või et ta tõmbleb nii palju, on ju. Aga mis see päriselt on? Kuidas sa lähtud või nagu sinna ettevõttesse sisse lähed ja aitad siis neid asju kuidagi juhendada ettevõtteid siis? Jaa, ega alati ei paistagi kõrvalt niimoodi välja kohe, et kellel see ATH on või ei ole. Et mõnikord tehakse selliseid eelduseid mingite tunnuste põhjal, aga samas on ka inimesi, kes varjavad oma võib-olla raskused või erinevused nii hästi ära, et tegelikult sa ei näe kõrvalt. Et võib ka olla selline nagu internaliseeritud, võib-olla rahutus, mõtete virvarr, aga ta ei pruugi tegelikult nagu sellise füüsilise rahutusena näiteks välja paista. Et eks ettevõtetes on neid inimesi, kelle puhul kahtlustatakse, et ja me arvame ja kõik teavad, et tal on ATH, aga kindlasti on ka neid inimesi, kellel on, aga keegi ei tea või ei oska kahtlustada, inimene isegi võib-olla ei tea. Et võib-olla jah, nagu Margus siin varem rääkis, et selline hea viis võib-olla, kuidas endas seda märgata või ära tunda, ongi see tähelepanu juhtimise funktsioon, et kas su tähelepanu allub sinu tahtele või su tähelepanu käib mingeid oma radapidi teinekord ja raske on teda sundida mingisuguse konkreetse asja peale, et see on see, mida inimesed tihtipeale ka kirjeldavad, et ma vaatan, et kõik teised minu ümber lihtsalt otsustavad, et ma nüüd teen seda ja siis lähevad ja teevad ja ongi tehtud, aga see tundub nagu müstika, et kui mina võin ju otsustada, et ma lähen ja teen seda või teist, aga miski pärast ma ei suuda teha seda teinekord. Et sellised jah, tähelepanu erinevused. Okei, aga Margus mainis väga olulist asja, et siis see ettevõte või juhtkond peaks siis tekitama keskkonna, et need inimesed siis maksimaalselt tööle panna, nii nagu nende jaoks oleks see töökeskkond hea. Kuidas sa alustad seda protsessi? Kui nüüd, ma ei tea, mõni juht näiteks kuuleb ja mõtleb, et okei, ma märkan ka neid asju, et kus ma alustama pean? Hästi palju oleneb olukorrast ja oleneb inimesest. Et me kindlasti ei saa ju öelda, et võtame nüüd kõik need ATH inimesed ja paneme need mingid kindlalt ühte tööd tegema, et nii see ei käi. Eks inimene on ikka valinud endale selle elukutse loodetavasti, mis talle meeldib ja sobib. Aga ma ütleksin, et jah, väga selline olukorrast olenev, situatsiooniline, inimesest endast olenev, et võib-olla tal ongi kõik hästi, võib-olla sul ongi meeskonnas ATH-kas, kes töötab väga hästi ja tal ongi kõik korras. Aga võib-olla sul on ATH-kas, kes vajaks mingit teistsugust lähenemist. Aga seal ei ole sellist ka üks lahendus sobib kõigile lahendust, et see on hästi individuaalne, kuidas kedagi toetada ja mis valupunkt võib olla kuskil ettevõttes või meeskonnas on. Margus, mis juhtub selle inimesega, kelle sa paned valesse kasti, mis tema ajus toimub? Et sa arvad, et näiteks juhina, et no tema on küll selline ideede generaator ja nüüd sa paned ta valesse kasti, sa eeldad liiga palju. Mis siis juhtuda võib selle inimese ajus? Rahulolematus? Eks ta rahulolematus on kindlasti, aga me tuleme selle rahulolematuse ka ju erinevalt toime ja samamoodi neuroerilised inimesed tulevad erinevalt toime. Et me peame seda ju inimese elu vaatama ka natuke terviklikumalt, et tegelikult
üks võib-olla neuroeriline inimene võib teha väga ebasobivat tööd, kui tal on muud toetavad mehhanismid väga hästi paigas, kui ta oskab leida oma ajule mujal seda rakendust ja võib-olla see on isegi palju lihtsam asi, mida inimene peaks tegema. Sest tänapäeva töökeskkonnas on ikka maru keeruline leida täpselt oma ideaali ja kus on nüüd 18 aastat seda teada, et minu ajule täpselt selline eriala ja selline asi sobib või mitte isegi tänapäeval ei pea ju 18-selt seda teadma, varem pead teadma, sellepärast, et sa pead mingid head hinded saama, et teha üldse seda valikut. Et see ei ole ju üldse sageli võimalik ja muuta saame ikkagi neid asju, mida on muuta võimalik ja tegelikult panustada muudele faktoritele võib-olla on siuksem inimese seisukohast üli tähtis. Ja ega ettevõttes me ei saa ju ka kõiki inimesi nüüd ümber jagada vastavalt sellele, mida me näeme, et mis võiks neile sobida, et meil on ikkagi tööd, mis vajavad tegemist ja meil on inimesed, kes meil töötavad ja võib-olla mõnda rolli annab natukene kohendada ja midagi muuta ja mõnikord ei annagi midagi muuta. Et see on ka reaalsus, et tegutseme nendes piirides, kus meil on võimalik tegutseda. Need lõpuks ikkagi taandub nagu tööülesannetele, et kas inimesele meeldib neid tööülesandeid teha või mitte, hoolimata sellest, et mis ta ajus toimub, saame õigesti aru? See ei pruugi olla ainult tööülesanded, ta võib olla ka juhi suhtumine, hästi palju ikkagi juhist oleneb ka, et kui sul on näiteks töötaja, kellel on raskusi mingite tähtaegade meelespidamise või kinnipidamisega, siis kuidas sa siis juhid seda inimest nii, nagu talle sobiks, et sa teda juhid, et kuidas sa saadad talle neid meeldetuletusi või mida te omavahel kokku lepite, kuidas sellest raskusest üle saada, et seal on juhil tegelikult ka hästi suur töö teha, just sellistes väikestes detailides, kuidas inimest toetada. Aga hüppamegi selle toetuse teema juurde, see on nagu väga hea välja toodud asi, et kui ATH inimene võib-olla kipub unustama või on selline nagu tormakas, et siis juht tegelikult peaks tegema mingisuguse sellise projekti juhtimise juurutama korraliku, eks ole, mingid kalendrikutsed õigel ajal saatma ja nii edasi. Mis on veel sellised asjad, mida tuleks tähele panna seoses näiteks unustamisega või ajajuhtimisoskusega või midagi veel täiendavat? No jah, seda üksikisiku tasandil peaks ikkagi algama üldises vundamendis. Mina räägin seda, et kõigepealt tuleb aju tasakaalu saada ja siis kui aju on tasakaalus, küll ta siis lihtsalt omandab kõik need nipid, mis töökeskkonnas saavutatakse ja see on tegelikult ju inimese enda vastutus ja kohustus, et mina ütlen alati, et kui inimene saab teada, mis erilisus tal on või mis haigus tal on või häire, siis see on inimese vastutus seda ka arvesse võtta ja sellega tegeleda, mitte selle vabandusena tuua. Et me ei tohi ehitada ka sükust roosat mulli, et need inimesed nüüd teevad ainult seda asja. Et töökeskkonnas see tegelikult ju ei ole võimalik. Aga inimene peab vaatama enda poolt ikkagi tegema kõik selleks, et muidu on hästi ja siis hakkavad need tööalased situatsioonid ka nagu kasu tooma, et kui aju pole küpseks või tasakaalu mujal saavutatud või tehtud, ega siis ta seal ei funktsioneeri ka. Aga mis puutub unustamistesse, nendesse asjadesse, mina suhtun nendesse natukene nii, ma arvan, et nendest tuleb suhtuda rahulikult. Et ega aju unustab asja ära, sest pole tal vaja seda. Ja ega aju pole prügikast, kõike talle pole vaja ja aju jätab meelde neid asju, mida inimene suudab endale kuidagi moodi vajalikuks illustreerida aju jaoks. Et eriti me räägime siuksest neuroerilistest ajudest, kes õpivad väga tugevalt siukse visualiseeriva kujutluse või mehhanismi läbi. Et nende lihtsalt nagu faktide päheajamine ei ole nende tugev külg. Ja ma arvan, tegelikult iga aju on see. Iga aju õpib tegelikult niimoodi paremini. Et siin peab nagu vaatama seda ja vahepeal võibki unustada ja teine asi, mida ma sageli ka armastan öelda, et kui inimene ei pane koosolekul sinu juttu tähele, ju siis sa ikkagi räägid igavalt. Et viga ei ole võib-olla selles konkreetses inimeses ja ma arvan, et koosolekut saab ka teha väga hästi ja väga halvasti ja me ei pea nagu süüdistama seda inimest, et ta nüüd ei pannud tähele. Et äkki vaataks kõigepealt peeglisse. Et
aga selline asi nagu kohvi joomine, ma ei tea, Mari, kas ma olen kuulnud, et kui sa jood ikka oma 5. tassi kohvi ja sul on mingisugune selline kerge ärevus sees juba ilma kohvita ka, et siis see nagu ainult võimendub, et kas sellised nipid ka nagu pädevad või need on täielikud müüdid? Ma arvan, et kohvi joomine on ka selline individuaalne teema, et on kindlasti ATH-kaid, kes joovad hästi palju kohvi ja ei tunne peaaegu üldse mingeid efekte sellest. Ma olen ka ATH-kas. Mina ikkagi piiran oma kohvi joomist, sest et ta mõjub ikkagi sellist ärevust tekitavalt või ma ei talu seda kofeiini ilmselt nii palju, et on hästi erinev aga mõned ATH-kad kusjuures joovad kohvi ja tuleb uni peale, lähevad magama. Võib ka nii mõjuda. Kas võib ka juhtuda, ma ise olen tähendanud, mul on ka muidugi kõik need sümptomid, mida ma alati kuskilt videost näen, eks ole, aga et kui ma kohvi võtan, siis ma just lähen sinna tunnel visionisse, nagu see Margus rääkis, et ma nagu olen hüper süvenenud ja see kohvitass minu jaoks sümboliseerib sellist nagu projekti algust. On selline asi ka võimalik ka? Muidugi on, sest ikka kofeiin oma olemuselt on ka tegelikult ajule teatud mõttes stimulant. Et ta mõjub natuke teistmoodi kui need ravimid, stimulandid, mida me ATH ravis kasutame, mis kõlavad justkui stimuleerivalt, aga tegelikult ATH aju tunneb neid just rahustavana, ta suudab hoida seda fookust. Et ta mõjub tegelikult osaliselt samadele ajupiirkondadele, sealt see tegelikult fenomen tuleb, et need inimesed kipuvad rohkem kohvi jooma, aga see ei tähenda, et kõigil on, ega see aju on natuke keerulisem. Ja mõnel juhul, kui domineerib võib-olla liigne aktiivsus mingis teises ajupiirkonnas, mida see kofeiin liiga tugevalt siis aktiveerib omakorda, siis see inimene muutubki ärevaks. Pluss siis kofeiini kõik need perifeersed toimed. Et see on tõesti väga individuaalne, aga ma arvan, et kui inimene seda sellistes kogustes sellisel funktsiooni eesmärgil tarvitab, siis see on ju tegelikult fine. On ju, et ega me ei ole leidnud, tegelikult tänapäeva meditsiin ei ole leidnud, et kohvi oleks kuidagi moodi organismile kahjulik, vähemalt sellises mõõdukas koguses. Et nii ta on. Ja teine võib-olla aine, millest ju inimesed, ATH-juga inimesed väga palju tuge otsivad ja tuge saavad, on ju nikotiin, mis on ka oma olemuselt ajule teatud mõttes stimulant ja nad saavad selle efekti nikotiinis kätte ja need inimesed tarvitavad palju rohkem nikotiinitooteid. Et sellepärast, et paremini funktsioneerida. Okei. Nikotiinisõltuvus on üks ilmselt suurem probleem kui kohvisõltuvus, nii et pigem siis äkki kohvi soovitada inimestele. No vaata, seal ongi, ütleme, ajutervise seisukohast üks põhjustab sõltuvust, teine ei põhjusta sõltuvust, et see, kas meil see käitumuslik harjumus on aju tervise mõttes või aju funktsiooni mõttes, see ei ole sõltuvushäire, on ju. Ja ega nikotiin tekitab ka väga tugevat sõltuvust, aga iseenesest mõttes, kas see nüüd kliinilises mõttes on sõltuvushäire, pigem tegelikult ei ole, kui me natuke mõtleme sinna. Aga kindlasti ta ole hea omadus, sest tal on ka negatiivseid külgi päris palju. Aga see selitab spetsialistidele väga ära, miks ühed või teised inimesed rohkem tarvitavad. Ja kui me tahame näiteks ühest harjumusest loobuda, siis me peame seda loogikat mõistma. Et anda inimesele võimalikult head tuge ühe pahe võib-olla väljavahetamisel tegevuse vastu, mis on tema ajul ainult hea. Et need on need olulised asjad, mida me spetsialistidena siis nagu näeme. Mari, mis müüte sina näed ettevõtetes sees, kui sa lähed nüüd hüppad ettevõttes sisse ja nad hakkavad kõik oma mõtteid jagama sinuga? Need samad, et need hästi aktiivsed inimesed või et need kohvisõltuvuses olevad inimesed või mis iganes, et mis müüte veel liigub ringi nagu näiteks ATH kohta ettevõtetes sees, mis ei pruugi üldse tõele vastata? No kindlasti arvatakse, et ATH on moehaigus. Kuskilt kõik need inimesed lähevad nüüd järjest oma diagnoose küsima, tegelikult neil midagi viga pole, tegelikult on laisad lihtsalt, väga moodne on saada ATH diagnoosi. No see on täiesti vale, esiteks seda diagnoosi ei ole nii väga lihtne saada ja teiseks ma arvan, et meil on ikkagi jätkuvalt pigem aladiagnoositud olukord, eriti võib-olla naiste hulgas. Ja laiskuseks ka ATH-d kindlasti pidada ei saa, et ATH-kad teinekord võib-olla pingutavad isegi palju rohkem mingisuguse asja nimel, kuna kui sa pead veel mõnikord enda aju vastu kuidagi võitlema või töötama, siis
siis no ikka läheb seda pingutust sinna sisse küll ja. Kas sinu kogemus näitab seda, et näiteks inimesed, kellel on ATH, nad kardavad seda rääkida tööandjatele, sest nad kardavad sellist nagu sildistamist, et noh, räägitakse küll, et see on moehaigus, kõik räägivad sellest, aga kui sul päriselt on, kas sa siis julged sellest rääkida? Mis see näitab sinu kogemus? Väga paljud ei julge. Ja kardetakse, neid stigmasid kardetakse, mida mu tööandja arvab, mida mu ülemus arvab, kas mind ikka võetakse tõsiselt peale seda, kui nad arvavad, et ma olen kuidagi teistsugune, kas ma saan seda ametikõrgendust, kas ma saan palgatõusu. Ja hästi palju on seda hirmu jätkuvalt. See küll väheneb, et inimesed aina rohkem ja rohkem räägivad sellest avalikult ja ma arvan, et see on väga hea ja sellepärast mina ka teen oma tööd, et normaliseerida hästi palju sellest rääkimist. Aga eks need arvamused ja stigmad natukene aeglaselt meil kaovad, aga juba läheb paremaks. Margus, sa noogutasid, kui sellest aladiagnoosimisest Mari rääkis. Kas, kui aladiagnoosimisest rääkida, et kas see, et ma nüüd tulen ja saan selle diagnoosi, mida see mulle juurde annab? Kohustuse. Mida ma teen sellega? Kohustuse. Mis kohustuse? Endast hoolitseda. Sellepärast, et sa ju tead, mida sinu aju vajama peaks. Ja sinu kohustus on leida talle see keskkond, kus aju funktsioneerib. Et mina mõtlen seda asja seda moodi. Et mis ta veel annab? No, ma ei tea. Et ma arvan inimestele rahulolu või kinnituse, et kuule lõpuks, eriti täiskasvanu eas me räägime, et lõpuks ma sain aru, et miks ma siin maski all kogu aeg kannatan. Sest maski panemine nagu elusituatsioonis, kui sa ei tea, on väga tavaline. See maski all elamine on tohutult väsitav ja kurnav. Et see on, ma arvan, inimene, mida kõige rohkem sealt saab ja miks me praegu tänapäeval nii palju räägimegi, et ma sain selle diagnoosi ja hurraa. Tegelikult ju inimene tunnebki hurraad, sellepärast, et ta sai lõpuks kannatustele mingi selgituse. Kas see nüüd teda kohe targaks ja funktsionaalseks teeb? Loomulikult mitte, ega see aju jääb kannatama ikka edasi. Aga me peame talle leidma võimalikult sobiva keskkonna. Et mina oma igapäevatöös kogu aeg ütlen, seda aju tuleb õppida armastama. See on nii tundlik aju, ta märkab kõike seda halba ja negatiivset. Sa pead õppima nägema seda positiivset. Ja see on see terapeutiline töö, mida on siis see inimene kohustatud tegema, kui ta saab aru, mis see on. Ja ega see ei tule ka, ega diagnoos sind targemaks ei tee, siis tuleb juurde panustada ja eeldada, et psühhiaatri või psühholoogi või vaimse tervise või perearsti vastuvõtul saad targemaks. No ei ole võimalik, sellepärast, et sealt esiteks, kui rääkidagi need kõik asjad, võib-olla see aju salvestabki 10% ära. See peab olema ATH aju, kes nii vähe salvestab. Ega nii ongi, aga siis tuleb tööd jätkata ja tööd tuleb alustada tegelikult siis. Et see on, ma arvan, väga oluline meeles pidada, et ma nüüd sain diagnoosi, ma sain ka ravimi ja nüüd on kõik hästi, no ei ole. Siis on inimesel kohustus sellega tegelema hakata. Siis töö algab alles. Just. Okei, aga Mari, inimesel ei ole kohustus tööandjale seda öelda, et tal see on, eks ole, aga kas sina näed, et see võiks olla tema kohustus ise ka natuke vastutust võtta ja näidata, ma ei tea, juhtidele ja ettevõttele suunda, et kuidas oleks hea mind juhtida? Kuidas sa näed seda spetsialisti rollis? Kindlasti inimesel ei ole kohustust midagi öelda kellelegi, kellele ta ei taha seda öelda. Aga jah, ma pigem julgustaksin inimesi sellest rääkima töö juures ja mis iganes ringkondades, sest kui me ei räägi, siis ei lähe ka midagi paremaks. Kui sa ei ütle oma juhile, mis sind häirib töö juures või kuidas sinu arvates oleks parem sind juhtida või sinuga koostööd teha, siis teised inimesed ei ole mõtete lugejad, nad ju ei tea, mida sa arvad või mida sul vaja on. Et kui rääkida, siis on võimalus, et läheb paremaks. Kui ei räägi, siis võib-olla ei lähe paremaks. Kas sa arvad, et selline, see kui ma räägiksin sellest oma tööandjaga, kas vähemalt sinu kogemusel tööandjad pigem vaataksid negatiivselt või positiivselt, et julgustada inimesi just? Mis sinu statistika peas näitab? Mulle tundub, et pigem suhtutakse positiivselt või neutraalselt. Väga palju negatiivseid reaktsioone mina oma silmaga ei ole näinud, aga võib-olla mul on lihtsalt olnud õnne töötada sellistes heades töökohtades ja praegu ka, et meie ettevõtte SIF-kindlustuses näiteks on väga normaalne rääkida sellistest asjadest ja keegi ei vaata selle peale viltu kuidagi.
aga ma ei saa kindlasti lubada, et igas ettevõttes see niimoodi on. No kindlasti on jah sellised ettevõtted, kus ei räägita üldse sellistest teemadest. Ma arvan, et see on isegi pigem enamus ettevõtteid, kus võib-olla nii avameelne suhtlus karistatakse ära. Vähemalt meie uuringud ja statistika näitab, et inimesed ei julge väga avameelselt rääkida. Aga Margus, kui inimesed nüüd tulevad sinu jutule näiteks, et mul on kindlasti ATH, oletame, sest see on ju moodne haigus, mul kindlasti on, ma vaatan videosid, kõik sümptomid klapivad. Mis see nagu hit rate või see protsent päriselt on, et kas ütlevad, et mul on ja see päriselt nii on ka? Võtlen ajaga läheb see järjest kõrgemaks. Et ma arvan, et aastaid tagasi oli see suhteliselt madal. Selles suhtes, et ütleme ATH diagnoos, tegelikult ei ole see üldse nii kerge. Et need sümptomid, mida sa loed internetist, võib lugeda kokku ka inimene, kes pole üldse ATH eripäraga. Ja ATH eripäraga inimene võib olla ATH eripära kuubis, ilma et tal oleks need tunnused täidetud. Et meil on tegelikult see kontseptsioon meditsiinis muutunud ja muutumaas, aga diagnoosi kriteeriumid on ikka sellised. Et see on päris keeruline seal taustal nagu hinnata. Aga mina ütlen küll tänapäeval, et valdav enamus, kes tuleb, on eeltööd teinud ja läbi töödelnud, et see fantastiline AI ja kõik muud asjad ju muudavad selle töö, ma arvan, spetsialistide jaoks maru keeruliseks, inimeste jaoks maru lihtsaks. Et sageli tullakse ka selliste teooriate ja arusaamadega, millest pole spetsialistele aimugi. Sest ega spetsialisti väljaõppe ei saa kuidagi moodi AI mahtudega konkureerida. Aga jaa, ma ütleks, et pigem tullakse suhteliselt hea teadlikkusega. Aga sellest ei piisa, siis sealt tuleb alati edasi panna. Et kui inimesel on hea teadlikkus, milleks ta üldse siis diagnoosi saama tuleb, siis ta võiks ju kohe pihta hakata, et ta tahab mingi kinnitust. Mõningutel juhtul tõesti on vaja kohe ravimit ka panna, aga üldiselt me sellest ei alusta. Et mina pean seda tegelikult positiivseks. See tähendab tegelikult ükskõik, ma ütlen, et kui inimene on teinud eeltööd ja tuleb mingi hüpoteesi, ükskõik kas see paneb täppi või mitte, on ta vähemalt enda tervise peale mõelnud. Ja sellise inimesega on alati palju lihtsam tööd teha spetsialistil, kui sellel, kes pole üldse nende asjade peale mõelnud. Siis peab spetsialist nullist hakkama üles ehitama. Mari, kuidas ettevõtetes teadlikkusega on? Ja kas ettevõtted üldse juurutavad seda teadlikkust teadlikult, et tegelevad sellega aktiivselt? Eks see teadlikkus ettevõtetes liigub sama radapidi kui teadlikkus ühiskonnas üldiselt. Et ettevõtetes on ju ka inimesed ikkagi eesotsas, juhid, personalitöötajad, kes ammutavad ka oma teadmised, kas siis meediast, sotsiaalmeediast, kust iganes keegi siis. Nii et eks see teadlikkus kasvab ka ettevõtetes samamoodi nagu ta kasvab ühiskonnas. Meil on sellest juttu juba päris palju erinevatest eripäradest, ATH-st, autismist, muudest asjadest. Kindlasti inimestele jääb midagi külge ja see teadlikkus kasvab ja ka mida rohkem inimesi saab tegelikult diagnoose ja võtab selle ise jutuks võib-olla töö juures, siis jällegi teadlikkus kasvab. Et kindlasti on hästi pikk maa veel minna ja ma arvan, et me astume selliseid esimesi samme selles suunas, et kuhu me tahame jõuda kunagi selle teema käsitlemisega töökeskkonnas. Aga tasapisi läheb paremaks, aga võiks palju kiiremini minna muidugi. Aga ma lihtsalt küsin hästi sellise, nagu ma tean, et kuulajad väga paljud mõtlevad, keegi ei julge tihti öelda neid asju, aga mõtlevad, et kas see peaks äkki olema inimese enda individuaalne vastutus sellega tegeleda. Margus ütles ka, et kui sa saad selle diagnoosi näiteks või sa nagu näed midagi, et see on nagu sinul nagu päriselt olemas on ja kas ettevõte peab sellega üldse tegelema. See on ju minu enda vastutus. Mina olen selle töö valinud, mina olen selle elukutse valinud, eks ole, ma pean ise endaga hakkama saama. Ma ütleksin, et see on mõlema poole vastutus. Loomulikult see on inimese enda vastutus, kuidas ta enda elu korraldab niimoodi, et tal oleks hea seda elada ja oma tööelu siis samamoodi, kuidas ta oma elukutse valiku teeb ja kõike muud. Aga ettevõttena, kui me loome sellise ühtse töökeskkonna keskmise töötaja jaoks, seda statistilist keskmist ju tegelikult paljud inimesed siis ütlevad, et jah, mina olen see keskmine. Et mida paindlikuma või
rohkematele inimestele sobivama töökeskkonna ettevõtte saab luua, seda rohkem on tal võimalust kasu lõigata nendest hästi erinevatest inimestest, kes tema juurde tööle kandideerivad, juba töötavad, seda potentsiaali ära kasutada. Kui su töökeskkond ei ole loodud erinevate inimeste jaoks, siis sa jääd nii paljudest suurtest talentidest ilma tegelikult. Nad kas ei tule su juurde, nad lähevad minema või siis nad ei saagi lihtsalt panustada sinu juures nii palju, kui neil võimeid oleks tegelikult. Nad ei saa oma täit kasu tuua sinu ettevõttele. Nii et ikkagi Exceli tabelis on ka rohelised tulukesed, kui sa tead, kuidas oma töötajad ära kasutada heas mõttes. Kindlasti. Ja kuidas neid värvata, eks. Margus, mis sina asjast arvad selles kontekstis? Ei tegelikult ega ma ei saagi teistmoodi arvata ja ma arvan, et see nii on. Üldiselt mulle meeldi, ma arvan, et me ei pea üldse seal rääkima diagnoosi tasemel, aga me teistmoodi ei oska rääkida. Ja sellepärast mulle meeldib, et me algusest peale rääkisime neuromitmekesisusest ja neuroerilisusest, mitte et mul on diagnoos, mille nimi on see. Et ma arvan, et see ei ole küll, kuidas me inimest defineerima peame, aga hea suupärane on öelda ATH. Ma ütlen ka ATH, kuigi mul selle ATH nimetus kui selline absoluutselt minu arust ei ole õige. Kui me räägime eriti inglise keeles on ju ADHD pikalt välja öeldud. Et see tegelikult ei karakteriseeri seda aju. Aga kui me, eks see sõltub on ju sellest, ma arvan, teadlikkusest ja võib-olla kogu sellest kollektiivi sellisest humaansusest ka. Aga võib-olla mul tuli meelde, kui me sellest ennem rääkisime, et kuidas need juhid ja need peavad arvesse võtta. Ma ütlen oma kogemusest enamus juhte või väga paljud juhte on ATH inimesed. Et ATH ajul on lihtsalt väga palju sellised juhi omasudusi ja väga paljudel ATH ajudel on ka, ütleme, nii-öelda maakeeli sita alluva omadused. Et nad sobivad sinna. Nii et ma arvan, et see ka tegelikult on eriti tänapäeva ühiskonnas ja see on ka viinud sellele, miks mõnedes ettevõtetes tolereeritakse ja mõistetakse neid asju paremini. Et kui sa ikkagi saad mõista, siis kui sa ise oled selle läbi kogenud paremini. Mul on ka lugu enda kogemuste pagasist, et kunagi aastaid tagasi, kui sai töövestlusel käidud, siis ütlesin ettevõtte juhile muuhulgas ka seda, et ATH ja nii edasi ja ega see probleem ei ole ja tema ütles, et muidugi ei ole, mul on ka ATH. Nii et neid juhte tõesti tegelikult on päris palju, kes isegi kui neil ei ole seda diagnoosi, isegi kui nad ise võib-olla ei kasuta seda terminit enda kohta, siis sellest kogemusest või sellest olemise viisist tegelikult nad saavad aru. Okei. Kas selles nagu töö kontekstis või juhi kontekstis või juhi ja töötaja omavahelises suhtluses on midagi jäänud mainimata, et kuidas siis juht saaks olla kasulik oma töötajale, kellel on ATH või vastupidi? Kuidas sa tunned, Mari? On midagi jäänud mainimata? Ma arvan, et juhi ja töötaja vahelises dünaamikas on kõige tähtsam see, et juht ja töötaja räägiksid omavahel. Sest see ei pruugi olla ATH, see võib olla mis iganes eripära, me oleme kõik erinevad, meil on kõigil erinevad vajadused ja soovid ja eesmärgid ja viisid, kuidas asju saavutada ja asju teha. Et kui töötaja ja juht räägivad omavahel, kuidas sulle sobib töötada, kuidas mulle sobib töötada, mida me vajame teineteiselt, et me kõige paremini saaksime koos töötada, siis see on see põhiline, mitte see, mis diagnoos või mis sild seal taga on. Et tegelikult, kui me mõtleme, kuidas me saaksime teha parema töökeskkonna või parema juhtimisstiili, parema kultuuri neuroerinevatele inimestele, siis tegelikult nendel samadel alustel me loome paremat kultuuri ja paremat keskkonda kõikidele töötajatele. Sest täpselt need samad asjad, millest on kasu neuroerinevatel inimestel, tegelikult neist on kasu kõigil töötajatel. Et see ei ole ainult ühe väikese sihtgrupi jaoks midagi, mida me nüüd teeme. Tegelikult kõik võidavad. Margus, vaimse tervise probleemid on väga suured probleemid tänapäeva ühiskonnas, ka töökeskkonnas, tööstress, eks ole, mingi ülekoormus. Kas see on ka mingi probleem, mida peaksid inimesed, kellel on mingi neuroerilisus jälgima enda juures? See on väga hea point ja eriti tuleb seda teha siis, kui sa oledki selles töökeskkonnas, mis sulle tegelikult meeldib.
et kui sulle pakub see naudingut, siis aju ju töötab kognitiivselt paremini, ta keskendub paremini, siis ta teeb rohkem. Ja siis tal on maru keeruline tegelikult seda kõrvale jätta ja siis sealt tuleb selline ületöötamine. Ega ületöötamine iseenesest ju ei ole halb, ei ma arvan töötajale kui meeldib ja tööandjale veel vähem. Aga halb on see, et see ütleme, kehaline ressurss või ajuressurss on meil ikkagi piiratud ja me lõputult ei jõua ju läbi töödelda ja siis lõpuks see aju crashib ikkagi. Ja võib-olla kõige rohkem peaks nagu rõhku panemagi tegelikult sellele, et leida need moodused, kuidas aju tasakaalustada. Ja täpselt ma arvan samamoodi, ega siin need soovitused töökeskkonna suhtes on universaalsed. Lihtsalt see neuroeriline aju on tundlikum, tema on rohkem mõjutatud nendest asjadest, et loomulikult iga tund peab olema nii-öelda suitsumehe paus, ehk siis tõusma toolilt püsti ja natuke liikuma ja rääkima natuke teisel teemal juttu ja siis edasi tööd tegema. Iga päev sa pead keset tööpäeva ikkagi keha kinnitama, ehk siis tegelikult ajule andma seda sobivat materjali, et ta saaks normaalselt edasi funktsioneerida. Ja võib-olla siuksed üldised kehalise aktiivsuse tõekspidamised peaks olema ka töökeskkonnas juurutatud, et kui töö on ikkagi arvuti taga, siis ikkagi ma arvan, et tööandja ülesanne on ka öelda inimestele, et kuule pärast tööpäeva lõppu mine tee üks jalutuskäik või mine trenni, me peame toetama seda, sest see on tegelikult ju tööandja huvides, et see inimene ka järgmisel päeval, ülejärgmisel päeval, järgmisel aastal oleks sama produktiivne ja efektiivne. Et need on ka tegelikult need asjad, mida me peame ju mõistma ja soovitama. Need selged piirid tõmmata ikka ise enda tööle ja ka tööandjana oma töötajatele on ja. Et see kindlasti aitab. Kas Mari, tööandjad pigem kipuvad neid piire tõmbama või vaatavad, et ta on nii hea töötaja, teeb 12 tundi päevas, et las ta teeb? Mis see kogemus näitab? Muidugi tööandjana on ju väga hea, kui see töötaja teeb omast vabast tahtest hästi palju tööd ja on hästi produktiivne, eks ole. Et eks seal on kaks poolust, üks pool on tõesti need inimesed, kellele meeldib see, mida nad teevad hea meelega, nad teevadki mitte ainult sellepärast, et kästi teha, vaid sellepärast, et ta tahabki teha. Ja ta lihtsalt võib-olla ei lõpetagi õige kell õhtul ära ja ta naudib seda protsessi, aga on ka teine osa siis töötajaid, kes võib-olla neil on raske päeva jooksul, võib-olla tal on raske keskenduda, võib-olla tal jäävad asjad venima, võib-olla ta lükkas midagi edasi liiga palju ja ta tunneb kogu aeg, et ta on nagu natukene maas oma nendest tähtaegadest või ja muidugi siis sa töötad õhtuti, üritad järgi jõuda, aga mida rohkem sa ennast sellega ära väsitad, seda väiksemaks su tootlikkus muutub lõppkokkuvõttes. Et kindlasti ma arvan, et tööandjad võiksid natukene piiri tõmmata, kui nad näevad, et see töö ja eraelu tasakaal või see rütm läheb inimesel ikka juba väga nihkesse. Okei, aga lähme hästi praktiliseks siin lõpus, et ma tean, ma olen ise ka seda efekti tundnud, et kell on juba 8, ma peaksin ammu kodus olema, ma olen täna trenni üle lasnud, aga see töö on lihtsalt nii nagu, ma tahan selle täna valmis saada. Kuidas sellist ületöötamist, mis need nipid on, mis näiteks ATH ajule võiksid toimida? Et kuidas ma selle nagu nabanööri lahti lõikan ja ikkagi koju lähen, ukse kinni panen enda järelt. Aga võib-olla ei olegi see päev vaja tingimata õigel ajal koju minna, kui sa tunned, et sul tõesti lendab ja sul on hea seda teha ja sa tahad lõpuni teha. Tee siis lõpuni, aga tee järgmine päev vähem. Aga järgmine päev ma tahan teha teise ülesande ja täpselt sama pikalt, mis siis saab? No siis võib juba lappama minna mingi hetk ja et kuskil, kui sa teed mingisugune päev rohkem või pikemalt või tunned, et sul on mugav teha, siis ma arvan, et see on täiesti okei. Aga siis sa pead kuskilt nagu järgi andma ja natuke vähem tegema ja puhkama vahepeal. Kui sa ise teadlikult seda puhkust endale ei võta, siis keha üks hetk ütleb, et nüüd puhkame. Margus, mis mu ajus toimub, kui ma lihtsalt ei suuda töötamist lõpetada? Kas ma saan mingisuguse positiivse energialaksu või millest? No tõenäoliselt saad, kui see meeldib, on ju vähemalt lühiajaliselt. Ütleme, mis ajus toimub, on see, et kui me teeme tööd, siis aju on väga vähestes ajupiirkondades tegelikult tugevalt aktiveeritud. Meil see tasakaalu nihe tekib, et mingid ajupiirkond on väga aktiivsed. Ükskõik, mis tööd teeme, see on ikkagi rutiinne. Ja sellise aju puhkamiseks on tegelikult kogu ajule tööd vaja teha ja siin tulebki see puhkuse moment juurde, et mina arvan seda, et ega inimene võib palju tööd teha, kui ta oskab väga hästi seda asja pärast ära tasakaalustada.
et noh, see on nagu oluline, kas sa teed seda ülehomme nädala lõpus või nädala aja pärast, noh tõenäoliselt pikemas perspektiivis ei juhtu midagi. Et kui sa paned ikkagi aastaid millegi arvelt, siis hakkab juhtuma. Aga noh, ega seda me ei saa ka ainult nagu ühes kontekstis on ju, siin mängivad rolli ka tegelikult toitumise ja magamise aspektid on ju, ja me räägime tervislikust ületöötamisest siis, kui ka need on paigas on ju, ja ega võib-olla vähene uni on võib-olla see kõige suurem asi, mis meil lõpuks selle kogu vaimse või kognitiivse produktiivsuse alla viib. Mitte see, et me teeme palju, on ju. Et mul tuleb meelde ühe kolleegi intervjuu siin, ma arvan, aastakond tagasi ja tema ei saa aru, kuidas arstitöös on võimalik üle läbi põleda. Et tema teeb terve elu väga palju tööd teinud ja ei ole seda kogenud sellepärast, et tal on tegelikult väga tugevad toetavad mehhanismid. On ju, liikumised, harrastused, hobid, et ta tasakaalustab selle ära. Nii et Mari, kui sa ettevõtetes käid näiteks, kas sa näed, et ettevõtted mõtlevad kõikide aspektide peale nende neuroeriliste inimeste puhul, et ongi üks asi on see, et kuidas ma neid juhin, teine on see, et kuidas ma harin neid näiteks see, et nagu pärast kella 5 läpakas kinni, mingid sõnumid, teavitused välja lülitada, et kui ma koju lähen, siis ma ei saaks Outlooki teavitusi ja ma nagu teleka ees ei vaataks sarja samal ajal ei teeks tööd näiteks või noh, ei mõtleks mingisugustele tööülesannetele. Kas ettevõtted üritavad juurutada nagu 360 kraadi sellist nagu head juhtimistava või töötamistava? Ma arvan, et enamus ettevõtteid ikkagi piisavalt ei mõtle selliste asjade peale. Et väga lihtne on juhtida inimesi nii nagu sa oled harjunud, kõiki ühte moodi, niivõrd kuivõrd, sest see on ju hästi lihtne, eks ole, me ei pea väga palju pingutama. Me mõnikord ei taha hakata selliseid ekstra tegevusi veel tegema, et nüüd kellegi kuidagi midagi meelde tuletama, et pane nüüd arvuti kinni või arvatakse, et eks ta ise teab, mis ta teeb ja lõppude lõpuks inimese enda vastutus ja täiskasvanud inimesed peavad ise oskama piiri pidada. Aga samas ootusi ja nõudmisi oskame ju küll panna töötajatele, mis täitmist vajavad. Et kindlasti on arenguruumi veel paljudes ettevõtetes sellega, et kui palju on siis ikkagi inimese enda vastutus ja kas seal on ikkagi natukene ettevõtte vastutust ka kuskil. Margus, sa mainisid seda, et nagu hästi oluline on see toitumine, liikumine ja see töö nagu kontekstis kõik tervikuna erilistel inimestel, neuroerilistel siis. Kui ma olen sellises rattas, et ma olen raske tööpäev, stressi palju, siis ma lähen trenni, võib-olla trenn lülitab mind välja, aga nüüd ma lähen koju, nüüd ma söön hästi palju mingisugust rämpsu, sellepärast ma olen tööstressis. Et kuidas sellest rattast nagu välja saada, siis ma magan vähe, eks ole, öösel ma ei saa magama jääda, mõtlen ainult tööle, järgmise päeva ülesannete peale. Kas sellest on üldse võimalik välja tulla? Muidugi on. Mingi hetk tuleb lihtsalt restart teha ja läbi asjad mõelda ja see muutus ei teki loomulikult päevaga, et ütleme, ma arvan, kui natukene mõelda, kuhu võiks nagu minna, kõigepealt inimene peab oma selle struktuuri, endale sobiva struktuuri läbi mõtlema. On ju. Ja kui nüüd natukene ajutervislikust seisuvast lähtuda, siis minu arust hommik võiks alata liikumisega. On ju, et hommikune jalutuskäik, on see siis tööle või isegi enne kohvi joomist ja hommikusöögi söömist, ma arvan, on see, mis selle aju üles äratakse, et see tuleks nagu tegelikult leida endale. Et ma ei hakka kohe voodist teisest toast tööd tegema, on ju, minu arust kodukontor on üks kõige lollimaid asju, mis on ühiskond välja mõelnud. Ma arvan, paljud ettevõtjad ja paljud töötajad ei ole muga nõus, aga minu arust on neuroteaduslikus aspektis. Ehk siis hommikune see liikumine paika saada ja tegelikult need toitumise harjutused tuleb ka hommikul sisse harjutada, et mida me tegelikult hommikul peaks sööma, mis on ajule kasulik, et hommikul tegelikult ei ole mõistlik süüa süsivesikuid. Hommikul tuleb süüa neid asju, millest on ajule kasu ja aju ei saa kasu energiast toidust. Ta saab energiat ka nendest toitainetest ise, mis omavad ka muud kasulikkust, näiteks valku ja rasva, mineraale, vitamiini. Ehk siis see, mis paneb aju paremini tööle pikemas perspektiivis. Et sellised muudatused tuleb sisse viia ja tööpäeva keskel ka.
see paus teha. Enne me rääkisime nii-öelda suitsumehe pausidest, on ju, need asjad tuleb sisse juurutada. Kehalise aktiivsuse sutsakad on ju ikka 4-5 korda nädalas me peaks midagi ikkagi liigutama. Et see on siuke võib-olla mõneti naiivne ekspertide soovitus, aga vähemalt midagi tuleb teha, et ei maksa endale mingit ülemäära keerulisi eesmärke teha, et ma nüüd hakkangi kogu aeg 5 korda nädalas, pead sa teed midagi. Ja kui sa selle mentaliteedi hakkad sisse juurutama, siis see hakkab tegelikult vilja kandma. Sest aju tegelikult pikemas perspektiivis õpib siis, kui ta lood selle positiivse keskkonna. Ja kui inimene on korra selle jama ära teinud ja kogenud sellest väljapääsu, see on maru kerge tegelikult seda protsessi edaspidi jätkata. Aga see tuleb nagu läbi mõelda ja vaat siin tulevadki appi tegelikult spetsialistid, on ju. Et kes on ise kogenud seda, on ju. Kõige parem spetsialist, on ju. Või on need meedikud, on ju, või vaimse tervise spetsialist või coach'id, on ju, kellel on kõigil see tegelikult see teadlikkus ju olemas, et nendega saab nõu pidada, on ju, antud kontekstis. Aga ma ütlen, et see ei ole tegelikult midagi keerulist, tuleb tegutsema hakata ja siis hakkab tegelikult ennast ära toitma ja töötama. Mari, mis on sinu kogemus? Et rattast välja saada, hüpata tervislikumale rattale? Ma arvan, kõige alus on see, et inimene peab ise ennast tundma õppima ja enda mustreid ja aru saama, mis teda mõjutab mingis suunas. Mis mulle mõjub hästi, mis mulle mõjub halvasti. Ja lõpuks sa saad aru, et okei, ma käitusin nii ja nii ja nii ja sellel olid sellised tagajärjed, kas ma tahan, et uuesti korduks see sama muster. Kas need olid negatiivsed või positiivsed tagajärjed. Et võib-olla ma olin mingis negatiivses rattas, tegin hästi palju tööd, olin stressis, sõin rämpstoitu, tegin kõike valesti, aga pärast ma tundsin ennast ju jube halvasti ja kõik läks alla mäge ja midagi paremaks ju ei läinud ja lõpuks ma ikkagi pidin midagi ette võtma, sest ma olin juba ummikus omadega. Aga kui sa proovid korrata seda mingit positiivset mustrit, ma tegin seda, käisin trennis, sõin korralikult, magasin 8 tundi nädal aega järjest iga öö ja ma tundsin paremini ennast. Need isiklikud kogemused, ma arvan, on see, kust inimene õpib, et kui sul ikkagi läheb järjest ja järjest midagi kehvasti, siis võib-olla sa lõpuks ei taha samamoodi enam toimida. Ja kui midagi läheb hästi, siis tõenäoliselt sa tahad seda sama head efekti uuesti tunda ju mingi aja pärast. Kui IF-kindlustus ei tegeleks nii palju selliste teemadega teil majas sees, kas sa oleksid sama tervislik? Kuna ma ise IF-is olen selle teema eestvedaja neuromitmekesisusega tegelen ja koolitan ja kõike, siis ma arvan, et minul enda tundmisega on juba päris hästi selles mõttes, mitte et ma alati kõik õigesti teeksin, aga vähemalt ma märkan neid mustreid endas. Nii et ma arvan, et minul oleks okei, aga ma väga loodan, et minu tegevusest on teistele ka kasu. Okei, me peame hakkama asju kokku pakkima. Ma tahaks lõpetuseks mõlema käest küsida sellist asja, et öelge palun mulle üks samm, mida ma täna peaksin või võiksin astuda, et kas siis juhina või töötajana siis seda teemat, kuidagi selle teemaga tegelemisega alustada. Kui ma kahtlustan midagi, et kas minu tiimil on vaja abi sellega või minul endal on abi vaja selle teemaga, kus ma alustan? Mina loeks kõigepealt ühe raamatu läbi, mis ATH-ajust räägib. On sul äkki mingit soovitada niimoodi puusalt tulistada? Minu lemmikraamat, eks need on palju ja minu lemmikraamat on Anders Hanseni teosed tegelikult erinevad, aga tal on siuke ATH eelised, on siukse nimega raamat. Minu arust see nagu just siukse töökeskkonnas, ta vaatab nagu neid iseloomu omadusi, ta analüüsib läbi, ta vaatab seda asja nagu läbi siukse ajaloolise prisma ja loogika, et ta tegelikult minu arust väga heas keelelises ülesehituses joonistab päris hea pildi ühest ATH ajust, mida üks inimene võiks enam-vähem teada, mitte kõiki need nüansse, aga see ütleme ettevõtte juhi või üldse kõigi inimeste see praktilised sammud saavad enda teadlikkusest ikka alata.
aga see on siis nagu positiivse nurga, eks ole, mitte nagu siis sellise negatiivse sildistamise, vaid nagu selle, et nagu kuidas siis aru saada nendest just, et mõista, on ju, et kui mõistad, siis sa saad ka tegelikult kevast olukorrast seda positiivsust teha. See on väga hea tegelikult tähelepanek, et kõik isegi juhid ja töötajad ise nad võiksid pigem nagu seda positiivset nurka otsida alati. Ja Mari, mis sina soovitaksid? Mina ütleksin, et kõik algab sellisest avatud ja ausast suhtlusest. Sest juhina tegelikult sa ei tea neid inimesi ikkagi lõpuni, kes su tiimis on. Sa ei tea nende kõiki eripärasid, sa ei tea nende kõiki vajadusi ja eelistusi, kui sa ei räägi nendega. Nii et sealt võib ju tulla erinevaid eripärasid, ega see ei pruugi ainult ATH olla, mis su tiimis seal kellegi kuidagi mõjutab tööl käimist või elu. Nii et võivad olla erinevad asjaolud, nii et mina soovitaksin alustada sellest, et juhid räägiksid oma inimestega. Ja juhtidel on ka hästi suur roll selles, kuidas normaliseerida töökeskkonnas rääkimist asjadest, mis võib-olla ei ole kerged, mis ei lähe hästi, kuidas rääkida oma vigadest, kuidas rääkida enda nõrkadest külgedest ja enda tugevustest, kuidas rääkida enda vajadustest ja eelistustest ja soovidest. Et juhil on hästi suur roll seal, kuidas eeskuju näidata. Kui juht räägib enda võib-olla sellistest nõrkustest, eripäradest, soovidest, mis võib-olla on natuke tavapärasest erinevad, siis on ju töötajatel ka okei sellest kõigest rääkida. Ja ma eeldan, et teie tegemistega saab siis kuskil IF kindlustuse blogis silma peal hoida, et kuidas IF-ile on rakendanud, juurutanud ja siis kuskil sinu kodulehel, et kui inimestel tekib huvi ja tahab nagu tulla ja vaadata, et kuidas teie ettevõttes teete seda asja, kus ta infot leiab? IF kindlustusel hetkel selle teemalist blogi päris ei ole, aga minuga saab ühendust võtta küll, kui kellelgi on soovi natukene nõu või tuge tarvis. Meelehoidja.com on siis minu enda ettevõte, mille alt ma käin ja koolitan erinevaid ettevõtteid, organisatsioone ja aitan nõu ja jõuga, kui nende teemadega on natukene tuge tarvis, mida paljudel siiski on, sest et kust sa siis pihta hakkad, kui sa ise ei tea, eks ole. Nii et minuga saab ühendust võtta küll ja Ja Margus, kus sinuga saaks ühendust võtta, sest et sina ikkagi oled selle teema eeskõneleja olnud siin viimastel aastatel, et kas otse kirjutada Toompargi vaimse tervise keskusesse või saab ka otse sinu poole pöörduda? Jah, see on üsna, mulle see väga meeldiks, aga ausalt öeldes ma ei jõua neid pöördumisi läbi töödelda. Et kui on mure, siis tuleb vastuvõtule tulla, kui on vaja nõu ja et midagi arutada, siis on leiame lahendused, kui see pakub minu jaoks ka apetiitset sellist lahendust. Ja nagu ma aru saan, ikkagi tuleb alguses ise ennast kurssi viia, natuke eeltööd teha, et see on nagu võib-olla aitab ka natuke kaasa, jah? See tuleb aitab alati kaasa, et ega see, mis me ju praegu täna rääkisime, need põhimõtted, need on nii universaalsed kogu meditsiinis, et ega kui meil on kõrgvererõhuga tegemist, ega inimene peab ka aru saama, mis asi see on ja ta peab ka vastutuse võtma, et see tegelikult alles siis hakkavad asjad paranema, nii et jaa, et kui tulla, siis on alati boonuseks, kui oled asjad läbi mõelnud. Ma arvan, selle imelise mõttega tegelikult võibki lõpetada. Aitäh, Margus! Aitäh, Mari! Kõikidele kuulajatele, meil olid stuudios külas doktor Margus Laukene Toompargi vaimse tervise keskusest ja neuromitmekesisuse spetsialist IF kindlustusest Mari Ahnefer. Aitäh! Ja kõikidele kuulajatele jagage seda episoodi vähemalt ühe inimesega, kellel sellest võib kasu olla. Kui tööle, siis rõõmuga. Töö on hea, nii hea.